Hea köögisõber, täna mul on plaanis teha tšeburekki. Olen ostnud kaubandusest pool kilo hakkliha ja panin lauale siin valmis ka vett, mis ma ajan parasjagu keema, see on 1 klaasitäis. Ja siin on pandud mulle valmis ka teised ained ja selle keevasse vette ma kallan selle segamiskaussi ja lisan sinna juurde soola, suhkrut, see on pool teelusikatäit ja siis segan selle ära ja lisan 2 suppilusikatäit toiduõli ja vähehaaval lisan sellest jahukogusest, mis praegust on mul 540 grammi, poolest sellest 2 klaasitäit umbes. Segan selle vedelikuga ära, pidevalt segan ja siis lisan talle 1 suppilusikatäit tavalist viina, et oleks tainas või et tšiburekk saaks natukene krõbedam. Ja siis ma lisan peale ühe lahti löödud muna, segan ikka edasi ja lisan siis ülejäänud jahukoguse, mis mul siin järgi jäi, pool kogust. Ja siis ma panen ta kile sisse ja panen ta puhkama pooleks tunniks. Täidise jaoks, nagu ma juba mainisin, on pool kilo hakkliha, 2 sibulat, mis ma hästi peeneks hakin. Lisan sinna hakkliha juurde, maitsestan pool teelusikatäit pipart ja soolaga maitsestan. Ja siis panen natukene vett ka juurde, et oleks selline meeldiv vedelavõitu või vedelam natukene hakkliha. Segan korralikult läbi ja siis nii, klaasitäis vett ma ajasin keema ja nüüd ma panen siia sisse kastrolisse soola, suhkru ja üritan teda nüüd ära lahustada. Samuti panen õli sisse. Seda nimetas ka mingil mool keedutainas. Nii, ja nüüd ma hakkan kallama see juurde, nagu ikka üritan seda jahuga lõhustada, kuna ta on pakist võetud. Vähemalt panen jahu juurde. Ma segan sellepärast lusikaga, et keeb vesi, et mitte käsi kõrvetada. Siin ta ühtlasi jahtub ja siis ta läheb ka nüüd segades paksemaks, siis hakkan ma käega edasi segama. No siin ei ole veel pool.
siia ma võin panna nüüd selle viina ka sisse siia ja ühe muna lahti lüüa. Ja siis ma lisan ülejäänud jahu. Moodustan sellest siis kakukese pallikese ja panen kile sisse ja panen pooleks tunniks seisma. See retsept on internetist Vene kanali pealt võetud. Jevgenia on selle retsepti kirjutanud. Ja siis, kui see kakukene on seisnud pool tundi kuskil maha rahunenud, siis kuumas õlis pannil üritan ma need seburekid ära kraadida, küpsetada. Aga täidise jaoks ma kohe hakkan täidist tegema vähe. Nii, ja nüüd ma saan siia panna juurde. Näete, ta on selline paras koogitainas. Ta on segatud ilusti ära. Möllatud siin selle lusikaga. Ja nüüd hakkan jahu juurde panema. Nii, et oleks raske, tugev tainas. Ja siis panen ta kilesse jahtuma. Nii, ühtlane on. Nii. Varsti me enam ei saa lusikaga segada. Siis me hakkame käega vällama. Nii, ilmselt vist juba saab käsitsi teha. Lusikaga enam ei ole midagi teha. Seda võib ka laual teha. Aga eks vaatame. Kui suurem pott on, võib-olla siis on parem teha potis, aga noh, saab nii ka, see jahu ei lenda laiali. Vähe on lisades niimoodi. Saab ära sõtkuda ka niimoodi. Nii. Paneme ka jahu juurde.
rahvusaiade puhul me ei tee niisugust tugevat tainast siis. Siin just tahetakse tugevat tainast teha. Ja siis moodustame pärast sellest pallist sellise vorstikese laual ja lõikan siis kuskil umbes 70 grammised umbes sellised tükid sellest vorstist ja siis need vorstid ma rullin taikna peal laiali ja rullin need iga tüki eraldi parajaks selliseks koogiks ja siis sinna panen peale poolele sellele koogile, siis panen peale hakkliha täidise, siis keeran teise poole sinna peale, kahvliga pigistan sõrmedega serva kinni ja siis kahvliga veel teen lisa tugevduse jäljed, vajutan sisse servadele ja siis on ta tugevalt kinni ja läheb õli sisse praadima, kuuma õli sisse. Nii. Ma ei tea täpselt seburekk, mis rahvuse Kesk-Aasias teda süüakse, aga kelle rahvuse roog või ei, seda ma ei tea. Ei ole Lõunamaal käinud, aga siin ma olen turgudel, laatadel ma olen saanud ja päris maitsev on see seburekk. Sest see hakkliha täidis, see ei ole mitte kuiv, aga ta on selline nagu pelmeenidelgi mahlane sibul maitsestatud. Et ta on nagu huvitav. No näete, siin ta on mul juba peaaegu tugev. Aga ta on meeldivalt soe veel. Kätte külge ta enam ei hakka. Näete, ta on täiesti tugev. Aga me paneme seda jahu veel juurde. Edukalt võib teda ka siin laua peal nüüd segada. Enam mingit päästust ei ole. Kust teda segada. Võib-olla jätan natukene jahu üle puistaks pärast lauale. Sest praegust on küllaltki tugev juba see segu. See taina koostis juba. Aga seda peaks ikka oma 10 minutit ikka kokku mätsima. Kui öeldakse, rohkem ei saa tugevamaks teha, ta küllaltki juba jõudu vajab. Aga ütleks niimoodi, et kes alustavad, siis neile nõuanne, et me lükkame selle koha, vajutame peale ja käsi on sirge ja terve keha raskusega vajutame niimoodi peale. Niimoodi, siis me nagu ei väsi ära. Et istudes seda tööd ei saa ilmselt teha, tuleb püsti. Sest kõva tainas tahab ikkagi sellist läbivajutamist saada. Nii. Nüüd on tal tugevust küll, rohkem jahu ei pane. Sest eks see kogus ei ole seadus, see ise näete, kuidas teil see koostis on. Iga jahu on erinev oma niiskustasemelt ja kui teil väga kuiv on või isegi võib õliga natuke käed kokku teha, et siis on võib-olla selle kakukese ka, võib-olla on kergem siis. Aga üldiselt ta ei tohi vedel olla, ta peabki kui tugev tainas olema. Näete. Ta on pehme küll, aga nüüd ta peab seisma, sest see jahu peab nagu tööle hakkama.
nii, ja aitab talle küll siis. Selle paneme kile sisse ja paneme pooleks tunniks jahtuma. Pere tahab mul lõunaks proovida tsiburekki. Nii. Paneme kile sisse selleks, et ta ei kuivaks ära. Hakkliha läheb nüüd siia segamisnõusse. Siin on kirjas, et on kodune hakkliha. Kel on võimalus teha selgest lihast lihasegu, siis läbi hakklihamasina, siis seda parem. See läheb juurde pipar. Natuke paneme talle soola ka. Sool peaks küll olema. Ja nüüd ma puhastan ära või hakin ära sibula. Ja sibul siis hästi peeneks läheb siia hakkliha sisse. Mida peenem, seda parem. Ka paljud ütlevad, et võib-olla purust aega sibulat peenemaks vaja teha. Aga mulle meeldivad isegi väiksed sibulatükid, kui see sees on. Siin ma tunnen nagu rohkem seda sibula maitset. Blenderist saab muidugi purustada, aga ma kardan, siis tuleb seda sibul läheb siis äkki välja selle mahla. Et äkki teeb liiga vedelaks, aga nüüd panen vett nagu nii juurde. Hakkilale. No, see on küllaltki peenikene. Nüüd ma segan selle käsi sisse ja segan selle hakkliha ühtlaseks selle massi. Mõned panevad muna sisse, siin ei ole tähtis. Siin on selles tseburgi sees, et oleks seda mahla vett, et oleks nagu puljot ka veel sees. Sellepärast pannakse ka natukene vett juurde, et see hakkliha ei oleks siin mitte kuiv. Mida me rohkem siin mätsime, seda ta rohkem nagu välja mahla ajab. Hakkliha ühineb parem selle sibula mahlaga ja maitsetub siis sellega. Niimoodi rusikaga saab ka teda tampida ja mätsida ja
Te võite panna igasugust maitseainet ka, mis hakklihale valmis maitseaine segusid. Seda huvitavaks ta läheb. Ja muidugi segada võib ka kombainis, köögikombainis. Aga kätkega on huvitav. Me anname selle hinge talle juurde, oma hea soovi. Käe soojus. See peaks olema natuke vedelam kui kotletid ainas. Väga kõvasti ei tohi lüüa, sellepärast et klaasnõu, kes teab, võib-olla puruks. Ja nii pidi hästi segunema, kui teda niimoodi lüüa. Ta pidi haiget saama. Ja kui ta nii kergelt lirtsuma hakkab juba, siis on juba hea. Panen talle juurde supiluses vett, külma vett. Juba hea olema. Kui siis ainult natuke vett juurde veel. Nii, nüüd on pool tundi või rohkem on olnud, pädis on tehtud. Võtan selle pallikese siit, selle kakukese ja natukene jahuga ikka laud kokku. Võin teda veel natukene mätsida. Ja siis moodustan tast sellise vorstikese. Ja lõikan sellest siis välja sellised taina kogused. Umbes 70 grammi. No, 63, see on väike jälle. Paneme silma järgi. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tükki. Noh, need enam-vähem on ka 70. Jah, ongi hea. Nii. Ja need võib muidugi pallikeseks teha. Ja ta võib seista nii kaua laual. Võib ka kilega kinni katta, et ta kuivaks. Siin tähtsus eriti ei ole. Ta läheb nagu nii lahti rullimisele. Nüüd mõned alguses on suuremad siin, said natukene. Küllaltki selline, raske tainas on, et ega ta väga ei annagi mätsimist. Nii, ja nüüd ma üritan võtta selle siis, selle laiaks ühtepidi ja teistpidi ja ehk teisiti oli see õhukeseks.
koogikene. Ja nüüd ma võtan seda segu ja panen ühte külge. Ja selle katan nüüd kinni. Ja muidugi võib ka selle veega märjaks teha. Ma proovin esialkult, ma ei tee. Pigistan sõrmedega siit kinni. Ja siis kahvliga teen servad. Et oleks garantii, et ta jääb kinni. No ja nüüd siis jääb see võtta siit ja see siis ongi. Peaks olema see purek. Ma panen siia mõned valmis ja siis ma lähen sinna poti juurde, kus on õli. Umbes niimoodi ma kujutan ette. Ma ei ole ise lõunamaal käinud, nagu enne ütlesin juba. Ma ei tea, milline see peaks välja nägema. Aga olgu see minu variant selline. Mõned ütlevad, et õhku ei tohi sisse jääda, aga ma ei pööranud sellele tähelepanu, kuidas see nii panna, et õhk sisse ei jää. See õhk pidi nagu vist mahla välja laskma. Kui õhk on see, siis tuleb see puljong välja. Aga võib-olla ei tule. Nii, 2 tükki saab hakata küpsetama. Õli sooja. Teeme veel. 3 on nagu öeldakse kohtuseadus, et siis vene keeles öeldakse, et poh, ljubit roitsu. Vana jumal tahab, et oleks 3. Siin, kus natuke jahune nart, siis on nagu parem. Pärast kätte saada. Nii. Võib muidugi selle serva teha ka natukene veega kokku. Et siis pidi nagu paremini kinni hakkama. Aga no seda jahuga ei tehta nagu kokku, sellepärast ta jahu pool on allpool. Nii. Nüüd läheme siis praadima, küpsetama. Ja siin nad nüüd siis küpsevad. Kuuma õli sisse panin. Ühelt poolt ja teiselt poolt 2 tükki mahtus sisse, rohkem mahu. Vene keeles on siuke vana sõna, et первый блин комом, esimene kook peaks aia taha minema. Vaatame, kas läheb. Taldriku ja paneme siis talle maerdamist paberi peale ja üleliigne rasv imenduks siia. Näete, sellised mullikesed hakkavad tulema, see on juba hea tundemärk. Õli natukene vähe võitumist on, aga keerame ringi.
nagu kärnkonnal sellised mullikesed tuleb peale, siis pidi juba hea olema. Väga pruuniks ei taha ka lasta. Et siin on veel ele, lasen tal veel praadida või küpseda õigemini. Nii. Õli on natukene vähe, eks paneme õli juurde, et upuks täielikult õli sees. Üks jääb puudu, see peaks vist valmis olema juba. Võtan selle välja juba. Et punnid on püsti. Panen nüüd õli juurde natukene. See pool nagu tahaks. Kasvanud on veel. Ja nii. Ja viimane. Venitan natuke nii-öelda välja poole ja pigistan sõrmedega kinni. Ja anname talle kahvliga siis mustri peale ühtlasi tugevduse, õmbluse. Nii. Ja lähebki. Täidise sees tuli head maitsvad puljongid. Maitsev on küll. Sibul paistab need. Minu tšepurikid said valmis. 10 tükki sai, ühe sõin ära juba, väga maitsev oli.